Tere hea vaataja, Toots olen. Täna avame taas kord pakki. Seda sama pakki, mida eelmises videos näitasin, sellist pisikest nutsakat, kes siis hakkas nuputama, kes ei hakanud, et mis siin sees võib olla, pakuti arvuti hiirt, rohkem vist väga ei pakutudki midagi, et suuruse järgi võiks ju olla küll, aga vaatame järgi, kas on või ei ole. Hiina poisid, nad mulle siis jälle kohale toimetasid, kodanik From Li Junni Li eesti keeles siis. Tütarlaps ilmselgelt on selle paki siis teele saatnud ja märkinud peale, et see kaalub 0,1 kilo ja väärtus on 3 eurot. Noh, mõlemad andmed vist ei ole päris korrektsed, kaal vast on, aga väärtus oli ikkagi natuke suurem. Ja jõudis ta siis kohale siis jah, eelmise pakiga, kus oli siis see tore kiirematt, mis praegu mul laua peal ka, näha seda kaamerast praegu ei ole küll, aga toimib ilusti. Nagu eelmises videos ka öeldud sai, ei ole üldse etteheiteid selle toote kohta. Vaatame, kas selle toote kohta on. Võtame siis kiiresti lahti, selline pisikene pakk, tunda on, et on hästi pakitud ja ta on sellise toru ja smullikile sees või torukile sees pigem, aga käärid appi ja hakkame nurgast kohe seda lahti timmima, nurk maha ja loomulikult tuleb see käeliigutus ka meil siia juurde teha, nagu meil siin ikkagi tehtud on, kus kile peab minema sujuva liigutusega paremale, siin on ja paremale ja siit on siis juba näha, kui mõnusalt see pakitud on päris korraliku sellise triibu kile sisse, et jumala eest midagi kannatada ei saaks. My dear on siin peale kõrtud mu kallis, noh selge, see on ju lausa armastusavaldus. Okei, aga teeme selle kile ka siit lahti. Siin on lihtsalt teibitrikk. Ei ole, lihtsalt on mõnnad siin. Teip on peal jah ikkagi. Mina teipi natukene veel juurde. Mõnusat ragistamist. Ja siit tuleb välja mingisugune plastikust, mingi vidin. Ma ei tea, mis sellega tehakse. Eks ma pärast uurin välja. Tõenäoliselt mingi väga lihtne asi. Mingisugune jalg või mingisugune toetus, abivahend. Kuidagi käib lahti. Ei saa praegu aru. Küll ma hiljem sellest aru saan, mis see on. Siis on kiri, et ma olen talle kallis. Ja loomulikult öeldakse, et jätke ikka ilus feedback ja kõik muud asjad siia juurde. Ja see on telefoni hoidja laua peal püsti. See pisike klabakas siis. Kui hästi see kaamera praegu välja võtab, ega tõesti võta, valgustab üle. Et selline statiiv vist telefoni jaoks. No mul on telefonil nagu siuke vähe asjalikum asi, aga sisuliselt pannakse siia prakkusesse telefon. Siia seisma, noh jälle käärid abivahendina. Okei, ma oma telefoni igaks juhuks ei pane või siiski. No, sisu on tal see. Kas ma riskin? No, niimoodi pannakse telefon laua peal seisma. Mul on küll kaanet siin, et ei ole vajadust, aga täitsa tore. Kingitus, kui selline siis kaasa pandud. Väga vahva nende poolt, aitäh. Ja sees on vahend, mis läheb minu lapsele, poisile, pojale mõeldud, ostetud, ehk siis tegu on juba võib-olla näeb keegi USB ots on peal ilusti kirjas. Tegu on siis, tuleks see kile lahti puldiga. Ehk siis puldiga, mis on mõeldud PC-le, Xboxi asetusega pult, maksab umbes täpselt 5 korda vähem kui meie kohapealsel marketil või siis kohapealselt siit pakutavad paremad puldid, mis on siis mul siin kõrval ka, kohe toome võrdlusesse see Logitechi, ta ei ole Logitechi, Microsofti mingi plaat on siin isegi sees, Xboxi asetusega pult, plaat, ma ei tea, mis sellega tänapäeval tehakse, läbi vaadata, aga jah. Ja on siis selline, pult nagu pult ikka, eks ju. Nupud peal, tundub kuidagi jäigem, nuppudel on veel mingi kile peal, ütleme need näpu all, need on kangid, siis tunduvad kuidagi jäigemad, et kui ma võtan siit võrdlusesse siis oma puldi, siis minu pult on vist natuke, ei ole ka sama mõõt on suht koht. Ja võrdlus siis, paremal pool siis, siin pool siis praegune pult ja siin pool siis uus pult. Näevad suht sarnased välja, hinnavahe 5 korda umbes täpselt. Nii et jah, sai nüüd poisile hiljuti masin ehitatud ja iga
korraliku mängumasina juurde käib pult ka, sest osaliselt mänge lihtsalt on parem puldiga mängida. Tundub okei. Ma ei tea, kas ta töötab, kui täpne ta on, et see alati määrab ja loeb ka, et selle Xboxi, mis selle ametlik nimi on veel, ei ole Logitech, see vist ei ole ka peal. No Xboxi pult, mis on PC-le mõeldud, see on nagu hea pult kindlasti. Aga kui hea pult see on, tuleb testida. Praegu ma seda testima ei hakka, eks ma võin anda hiljem tagasisidet ja feedbacki, et mis ta siis tegi ja kui hea ta oli. Vaataks, kui pikk see juhe on huvi pärast, et see on ka küllaltki oluline, kuigi noh, jah, ma arvan, et juhtme probleemi küll ei ole, no juhet on piisavalt, ma arvan, et siin mingisugune 1,5 meetrit kindlasti, kui mitte rohkem, nii et tundub pädev. Vot, aga selline tore toode siis sai seekord Hiinamaalt mulle saadetud. Usun, et toimib, töötab ja eks siis proovimise käigus selgub, kui hea ja mugav ta on. Vot nii, kogu lugu, ega mis sest puldist ikka pikemalt rääkida, toots olen ja mis seal salata, üks pakk on veel ootamas avamist.